Oi, tere! Minu nimi on härra Ubenhaben ja täna räägin ma teile ühest huvitavast mehest nimega Johann Valentin Meder. Te võite küsida, Meder pole kunagi sükst nime kuulnudki, kes ta on üldse sükene? Lähme, ma räägin teile. Seisku aeg, nii kaebleb neid see ka meil siin, jutt taeva meid viib. It's so hard being famous. Johann Valentin Meder sündis 1649. aastal väikses Saksamaa linnas nimega Basel. Kogu oma elu oli ta ümbritsetud muusikutest. Nii tema isa kui ka vennad olid tugevasti seotud muusikaga. Nad olid kas siis orelimängijad või kantorid. 1669. aastal läks Meder Leipzigi ülikooli õppima usuteadust, kuid peagi suundus ta Jeenasse, kui ta proovis saada ka ülikooli, kuid kahjuks saanud sisse ning oli sunnitud sellepärast minema töötama professionaalse lauljana. Peale seda rändas ta lühikest aega mööda Euroopat ringi, jõudis isegi Kopenhaagenis ära käia, kuid 1674. aastal jõudis ta Tallinnasse, kus ta hakkas töötama Rootsi kuninglikus gümnaasiumis kantori ja heliloojana. Just heliloojana on Johann Valentin Meder märgitud muusika ajaloraamatutesse. Kuigi ta peamine töö oli kantoriametis, siis huvitas talle ooperižanr väga palju ning oma eluaja jooksul kirjutas ta 4 ooperit, millest on järele jäänud ainult üks, Kindlameelne Argeenia. Kindlameelne Argeenia? Mina sellest küll midagi kuulnud ei ole. Kahjuks üllatas lause mind üldse. Vähesed eestlased teavad midagi Mederist üldse, rääkimata tema seosest Eesti kultuurilooga. Ooper Kindlameelne Argeenia ei oleks saanud sündida ükskõik kus. Oma rolli mängisid nii poliitilised, kultuurilised kui ka majanduslikud sidemed Rootsi ja Saksamaaga. Kindlameelne Argeenia on pühendatud Rootsi kuningapaarile, kuid esimesena avaldati ooper sarjas Das Erbe deutscher Musik. Kui rääkida täpsemalt kindlameelsest Argeeniast, siis Meder nimetas seda žanrit singspieliks ehk laulumänguks, kuid teadlased peavad ikkagi seda ooperiks. Ooper oli saksakeelses maailmas alles kujunemas ning seetõttu puudus veel ühtne žanri nimetus. Ooper polnud tellimuste, vaid Mederi iseenda initsiatiiv. Teoste pühendamisega valitsejatele loodeti saavutada soosingut, olulist ametikohta või vähemasti tasu. Mederi puhul arvatakse, et Meder lootis lisaks ooperi esitusel Stockholmis saada kogukonna kapelliks ehk isegi kapellmeistriks. Ilmselt loodi ooper 1680. aastal. See selgub Mederi kirjast Raele, kus ta mainib, et külastas Stockholmi selle sama aasta suve, eesmärgiga anda oma ooper üle tema majesteedile. Kahjuks ei jõudnud ooper kunagi lavale. Kindlameelne Argeenia toetub antiikmütoloogiale ja allegooriale. See sisaldab väga paljusid poliitilisi ja aktuaalseid teemasid ning süžee põhineb Taani ja Rootsi rahu läbirääkimistest ning selles leidub väga palju paralleele tolleaegsetest sündmustest, nagu näiteks Skääne sõda, mis toimus 1675. või 1679. aastani. Esietenduse täpselt kuupäeva ei teata, kuid selle esituskohaks peetakse kas siis suurgildisaali või gümnaasiumisaali, milles ka osalesid meie kooli õpilased. Süžee pärast pidi Meder mitu korda vastuseid andma. Seda peeti sobimatuks komöödiaks ning kuna see sisaldas ka 2 riigi vahelisi konflikte, siis ka väga solvavaks. Meder aga on tulevikus ja üldse iga kord öelnud, et selle ooperiga ei proovinud ta kedagi solvata ega kritiseerida, vaid tegi selle lihtsalt väga huvitavaks ja nii, kuidas ta ise tahtis. Kuid miks on Meder ning tema ooper nii tähtsad siis nii Eesti kui ka meie kooli ajaloole?
kindlameelne Argeenia oli esimene Eestis kirjutatud ooper ning seda esitati Tallinnas ajal, mil ooperi žanr oli üpris tundmatu, isegi Saksamaal. Seetõttu on tegemist väga erakordse sündmusega. Peale kantori ametit siin koolis ning lühikest viibimis Riias õnnestus Mederil saada aastal 1687 kapellmeistriks Danzigis. 11 aasta pärast kõrvaldati ta sellest ametist, sest mees esitas oma ooperit naaberlinnas Šotlandis, linnavolikogu keeldu eirates. Peale seda töötas ta lühikest aega Königsbergis, kuid oma viimased eluaastad veetis ta Riias, kus ta aga 1719. aastal suri. Meder on üks nendest peidetud pärlitest Eesti kultuuris. Keegi eriti ei tea temast midagi, paljud pole isegi tema nime kuulnudki. Kuid tema panus Eesti kultuuri ja muusika ajalukku on väga märkimisväärne ja sellepärast me teda tänamegi.